Miks mul vassekuustest see ei õnnestunud? Ja. No, oleks võinud ju. Kas see üks korv jäigi nüüd nagu selliseks? Oi, see oli hea tunne. See oli hea tunne. Me oleme Hallistes praegu. Me oleme Hallistes, see on kuskil Viljandimaal. Ärge küsige, ma arvan, et ma ei ole Hallistes kunagi käinud. Vaata, kui ilus kirik siin on. Et sellise vägeva torniga. Siin on, tundub, et Vabadussõja monument. Siin on siis ka see rularada, hüppeid saab siin teha. Korvisaal, muide korvilauad. Ma arvan, et need korvilauad on siin ehk võib-olla mingi 84. aastast jäänud. Et samas asfalt on tugev. Siin vist on ka postid, et siin on võimalus, vaavad, keegi asfaldi peal võrku hakkab mängima, aga mingid postid siin on kahel pool. Siin samas kõrval on veel jalkaväljak. Publiku jaoks on siin isegi pingid, et see kogukonna selline tundub, et läbisaamine, läbikäimine on siin päris suur. Et kas kasvu siin pinkide juures vaatad, kui palju siin on talatud, järelikult rahvast ikkagi käib. Aga samas, mõte käid pühapäeval, oled kirikus, on ju. Pastor räägib seal kõigest, mis oli ja kõik, mis on tulemas. Kuulad, tunned, saad sellist hingejõudu, tuled kirikust välja ja tunned, et tunned, iga rakk sinust tahab kuidagi moodi välja saada vabadusse. Ja sa tuled siia, sa ajad natuke palli taga ja sa liigud ja näed, kuidas sealt kaugelt paistavad 2 välijõusaali masinat. 2 välijõusaali masinat, aga siin on tegelikult põnevat atribuutikat veel. Ma ausalt ei tea, mis asjad, kas need on äkki olid vanasti kooli ajal olid need köied, et ma ei tea, äkki siit ronivad üles või ega ma ei tule alla. Ma ei julge päris üles minna. Pärast sajan alla sealt selle konstruktsiooniga, aga kergemas kaalus on selliseid trikke nagu ägedam teha. Ma eeldan, et need olid vanasti olid köied ja kehalise kasvatuse tunnis sai sellest päris korraliku punkti. Meil oli veel see, et kehalises oli Jan, ma hüppan alla! Ei! Hüppan alla ja ma tahan näha, kas mu haual orkestri palkad või ei! Ei! Käte jõuga vedasid üles. Aga siin on veel selline võimalus ennast jällegi panna proovile käte jõul, liikuda siis ühest punktist teise. Redel kui selline, sa saad redeli peal teha siis selliseid jalaharjutusi teisele jalale. Siis on võimalus siin võib-olla veel mingisugused venitusi teha, et mänguruumi on, päris kätekõverdust siin peal ei tee. Küll aga, vaata Tank, kui sa näitad neid redeli astmeid, no siis siin on ikkagi näha, et korralik lahing üle käinud, raske õppustel, kerge lahingus. Et selle järgi, kui palju need redeli astmed kulunud, ma võin öelda, et kohalik kogukond on millekski valmistunud. No nii, nüüd on minu etteaste. Voh. Nii. Väga hästi läheb. Ma ei hakka teisele poole tagasi minema. Aga tõsi on, et kui sul on kehakaal kergem, nagu ma siin eelmises saates ka ütlesin, et ikka 5 kilo on umbes alla läinud siin väga lühikese ajaga, siis selliseid trikke on palju lihtsam teha. Lõuatõmbed. Lõuatõmbekang, ma näitan teile tegelikult, kui on üldse selline post on sul olemas. Hästi lihtne harjutus on, et selline. Ja siit liigud tagasi üles.
noh, jällegi, kui mul valida, kas ma võtan selle suure kangi või selle, pigem isegi siin. Ma olen küll oluliselt alla võtnud, aga seda oma paksu naba ei tahaks veel presenteerida. Nii. Ja esimene asi, mis pähe tuleb, on see jalgade tõstmine. See on kõhulihas. Siis ühele küljele, teisele küljele sellist asja, pluss siis traditsioonilist lõuatõmmet. Lõuatõmme mõjutab siis selja lailihast. Siin altaardes on siis võimalik teha või isegi sellist asja. Universaal, kus töötavad käed, töötab kõht, natukene jalgagi. Et kui selline võimalus on, siis tuld. Siin on 2 masinat, ma näitan sulle esmalt seda masinat. Ja aga vaata veel üks asi. Vaata, kui hästi on siin masinate ümbert ära niidetud. Ma näen esimest korda välijõusaali, kus on selline hooldus on tehtud. Et stepperi osas, nagu ma alati olen öelnud kõikide välijõusaalide puhul, et stepperi see liigutus jääb hästi väikseks. Spordiklubides on need käetoed on nagu palju pikemalt, venitus on suurem, nii et sellest nagu väga suurt võib-olla kasu ei oleks, küll aga seljatõmbed. Seljatõmbed, filmist Nõiutud saar oli see. Et hästi-hästi hea harjutus. Sa lähed täitsa ette, jalad on põlvest kergelt kõverdatud ja tõmbad. Lähed täitsa ette ja teed tõmbe. Selja lailihas, kõik on ilusti töös. See on väga hea masin. Seda võid teha täitsa vabalt. Kui mul see oleks koduhoovi peal, ma arvan, et ma iga päev teeksin mingisugune 200 tõmmet teeks lihtsalt. Aga vaatame edasi. Tegelikult siin on veel võimalusi. Näete, siin on palgid. Siin on veel selline pluss. Muide, kui enne, ma ei pannud tähele, siin on ka ju tegelikult discgolfi rada. Siin on üks, kus seal taga on üks, et siin vanade kivi nende müüride või aia vahel on võimalik seda discgolfi mängida. Päris sealt tagant paistab mulle kas see, mis see köie peal kõndimise variant, see paistab sealt taga. Et kuna me ei ole kohali, kui me jätsime autos ja kiriku juurde, siis ma ei tea, võib-olla sealt taga on veel mingisugused sportimise võimalusi. Astusid läbi, kus ma tean. Ma ei tea, ma ei tunne need kõiki aknad, ma ei tea need kõiki auke. Aga mulle juba see koht nii väga meeldib. Tegelikult nagu müts maha väga äge ja vaata, mis meil siin on. No siin on päris tillukeste siis selline mänguplats. Ma eeldan, et see väike maja on äkki kohalik lasteaed. Aga näed siin. Sa lähed alla, sa lähed ülesse, alla ja lähed ülesse. Küünarnukid on keha lähedal, alla ja ülesse ning siin sul siis töötab triitseps. Ilusti saad oma triitsepsi treenitud. Käe tagaosa ja nüüd, kus sa lükkad küünarnukid kehast kaugele eemale, sa lähed alla ja sa lähed üles. Sa lähed alla ja kui sa tahad veel lisakoormust, sa võid vahepeal ka ühe jala üles tõsta ja tõstad teise jala. See natukene mängib selle rinnalihasega ka natuke rohkem. Miks mitte? Samamoodi vastukaaluks siis ja siis kätekõverdused. Pingiservast surumisele niipidi laialt alla ja ülesse, alla ja ülesse. Küünarnukid kehast kaugel eemal, töötab rind ja kitsalt alla ja ülesse. Küünarnukk on keha lähedal ja siin töötab siis triitsepsi osa. Ja ma näitan jälle triitsepsit, näed, triitseps joonistab, triibutab. Et mis sa siin veel teha saad ja vahetad jalga. Kõrgele ülesse ja vahetad jalga. Miks mitte? Või hüppega. Hüppega on natukene ohtlik. Palgi puhul tasakaalu harjutus. Nii. Lähed siia peale. Ja siin tegelikult nende tasakaalu harjutuste puhul töötab ju ka päris palju erinevaid lihaseid. Ja läheb teisele poole tagasi. Ja siis lõpetuseks tšiki-priki. Lapsepõld tuli meelde. Aga tank, ma arvan, et tegelikult
mul on nagu väga hea meel, me täiesti juhuslikult sattusime siia, me pidime sõitma mitte Karksi nuia poole või Abjapalu aja poole ja siis ma Tangile ütlesin, et kuule, et see on niisugune koht, et siin võiks ju midagi sellist ägedat olla ja et see nagu niivõrd äge kompleks on. Me jalutame veel sinna, pärast paneme igasuks kaamera välja, et võib-olla seal on midagi, võib-olla seal ei ole seal taga midagi, aga me jalutame ja kui me midagi leiame, siis me võib-olla jäädvustame veel seda. Aga siit sellest Halliste kool on see, vaata, mina arvasin, et sellise uhke arhitektuuriga, et see võib olla ainult Halliste mingisugune omavalitsus, aga see on koolimaja. No müts maha, ausad sõbrad, et väga vinge kooliaed ja nagu kõik on viimase peal. Et jälgige sõbrad meie seiklused, nagu koos meiega saate nagu avastada seda Eestimaad, et visad vennad, jälgige, laikige, et kui sa jälgid, siis sa näed ju kõige operatiivsemalt meie tegevusi. Kommenteeri kindlasti ka, kui sul on midagi öelda, siis kommenteeri, kui sul midagi öelda ei ole, siis ma ei tea, siis võid ka kommenteerida. Et me tõmbame praegu siin otsad kokku, meil on täna veel selline päris pikk päev, võib-olla hakkab sadama kuidagi, jõlle õhk on paksuks läinud, talvel on hea neid videosid vaadata. Igal juhul meie tõmbame siin praegu otsad kokku, olge tublid, liikuge, avastage seda Eestimaad, tehke trenni ja järgmiste kohtumisteni.